ma arvan, ma olen täna võib-olla siin ka mitte sellise maailma suurima kaljupõllu eksperdina kohal või vähemalt ma ise ei tunne ennast nii, vaid ma olen nagu tulnud oma selliseid küsimusi sõnastama ja loodan ka teilt õppidest. Ma arvan, nii nagu siin saalis on kindlasti Soome ugriluse teemal märksa suuremaid spetsialiste kui mina, et siis võib-olla ka kaljupõllust nii mõnigi siin viib ja teab samuti rohkem kui mina. Aga ma loodan siis täna nagu sõnastada teatud selliseid küsimusi või paradokse, nagu on siin ka pealkirjas kirjas, just need paradoksid, mis võib-olla võiksid anda aimu siis sellest, et kuidas me tänases päevas ja selles hästi kiiresti muutuvas maailmas kaljupõllu, aga temaga põlvkonna kaaslaste siis pärandit võiksime mõtestada. Ja räägin siis ka kohe lähemalt sellest taustast, kus ma neid ja nendest inimestest, kellega koos ma olen neid mõtteid mõelnud, aga võib-olla selline esimene kaljupõllu paradoks ja üks suuremaid tema puhul võiks puudutada seda, et hoolimata tema kesksusest, mida Jaak juba ka mainis, eks ole, sellise soome-ugri pärandi tutvustamisel alates 70-ndatest, 80-ndatest, ja selle tõstmisest Eesti enesekuvandi ja sellise oma kultuuri mõistmise keskmesse, et sellest hoolimata ei ole temast kuigi palju kirjutatud. Sellega ma ei taha öelda, et teda ei ole käsitletud, on küll ilmunud sisukaid artikleid, uurimusi ja katalooge, aga tema nagu kesksust arvestades on neid käsitlusi siiski suhteliselt vähe. Ja ma julgeks öelda, et tegelikult sama kehtib natukene ka Lennart Meri ja Veljo Tormise puhul, kes on nii võimsalt siis seda Eesti minapilti ja kultuuripärandit vorminud, et millegipärast nagu need kõige kesksemad kultuuriloojad, kellest just ootaks, et on nagu kõige rammusamad sellist uurimuskihistust, et nende kohtaseid käsitlusi, uurimisi, nii akadeemilisemaid, populaarsemaid üleliia palju ei ole. Ja täna siis ma ka tahaks võib-olla pigem, nagu ma ütlesin, küsida selliseid uusi küsimusi või mõelda nende teatud võib-olla isegi vastuolude peale, mis võib-olla võiksid aidata siis ka seda kaljupõllu pärandit sellises tänases päevas raamistada ja siduda siis selliste aktuaalsete küsimustega. Sest mulle tundub, et kaljupõllu on ise ka üks suur küsija ja problematiseerija ja selliste keerkohtade otsija. Et tahtsin alustada seda loengut ja kohtumist siin, näidates kõigepealt neid kaljupõllu, eks ole, kõige krestomaatilisemaid sellist soome-ugri pärandit, identiteeti, siis Eesti kultuuri keskmesse kujutavaid teoseid, mis olid sellel eelmisel slaidil, aga need pildid, mis on siis sellel slaidil kujutatud, hingekellad, rukkilill, rehetuba, need pärinevad 60-ndate aastate lõpust, ehk et vahetult enne seda aega, enne neid 70-ndaid aastaid, kui kaljupõllu sukeldus siis nende soome-ugri ekspeditsioonidesse sügavalt ja asus nende pinnalt looma siis sellist põhjamaist loodust, põlisrahvaste elukeskkonda ja pärandit kujutavaid graafilisi lehti. Et enne seda 60-ndate lõpul ta loob siis rea selliseid popilikke teoseid, samasse sarja kuulub veel mitmeid teisigi graafilisi lehti, mis kujutavad siin keskmine just seda rukkilille, millest sellel ajal sai just Eesti rahvuslill, siis Eesti sellist pärandmaastikku, eks ole, siin pildil on ka kujutatud rehetuba, et kus mulle tundub, et kaljupõllu just pärast 60-ndate aastate moderniseerimisajastut väga intensiivselt küsib selle järgi, et mis on need Eesti kultuuri või ka Eesti rahva pärandi need sümbolid. Et mille ümber neid ehitada, et siin ta tegeleb, eks ole, rehetarede, rahvariiete, selliste kesksete sümbolitega ja mulle tundub kuidagi hästi viljakas, et see küsimine ja see küsimise faas on tema loomingus enne siis seda, kui ta asub looma neid juba selginenud ja seda soome-ugri pärandit erineval viisil siis ikooni või sümboli staatusesse tõstvaid teoseid. Et selles mõttes see kaljupõllu enda selline teatud küsiv hoiak või ka paradoks ja teatud vastuolusid otsiv hoiak, võib-olla ka selline hoiak, mis nagu eriti võib-olla see sinimustvalge rukkilillepilt, mis omas ajas tundub ka väga julge, eks ole, selline sinimustvalge värvikombinatsioon, kus need ühtpidi just ka nagu talusärkides, teistpidi
justkui nagu laborikitlites inimesed osutavad seal rukkilillele ja all on siis selline tiražeeritud rahvariides neiu, et see võib-olla nagu kutsub ka üles mitte liialt nagu banaliseerima või mingeid sümboleid mitte liialt lihtsalt võtma, vaid nagu säilitama ise nende suhtes siis sellist kriitilist küsivat hoiakut. Et need teosed selles mõttes on mulle tundunud kogu aeg märgilised, väga sümpaatsed just Kaljupõllu loomingus ka. Ja ma olen siia sõnastanud siis mõned sellised küsimused, mis puudutavad ühtepidi Kaljupõllu loomingut ja tegevust laiemalt just nende soome-ugri pärandi tundmaõppimisel, erinevate ekspeditsioonide korraldamisel nende juurde, aga teistpidi võib-olla ka laiemalt seda soome-ugri pööret, seda Eesti kultuuri 70-80-ndatel vallanud suurt huvi siis soome-ugri pärandi vastu ja seda küsimist, et kuidas see suhestub meie selliste moderniseerunud, linnastunud eestlaste identiteediga sellel ajal. Ja võib-olla on need küsimused, mida ei ole Eesti kultuuriruumis ja kultuurimäluga seoses liiga palju või liiga sageli küsitud, see, et miks üldse tekkis hilisel nõukogude ajal nii suur huvi põlisrahvaste, eriti just nende soome-ugri rahvaste nende pärandi vastu, et mis on selle huvi kontekst ja kuidas see sai niivõrd laialt levida ja miks ta muutus niivõrd oluliseks osaks eestlaste minapildist ja rahvuslikult identiteedist. Et miks Kaljupõllu looming, aga laiemalt siis ka Lennart Meri, Tormis, paljude teiste looming, miks see niivõrd laia vastukaja leidis. Ma arvan, et siin on hästi huvitav ka see ja võib-olla see küsimus, mida on hea küsida ka siin Eesti Keele Instituudis just, et milline roll oli selle soome-ugri identiteedi kinnistamise juures loojatel, erinevatel kultuuriloojatel nagu Kaljupõllu ja milline oli selle juures teadlaste roll või milline oli ka see teadlaste ja kultuuriloojate koostöö. Siis kindlasti tasuks küsida ka selle järgi, et millised paistavad need Eestis toimunud arengud, see selline ühtepidi kultuuriloojate, teistpidi publiku, eestlaskonna suur huvi soome-ugri pärandi vastu, milline see paistab võrdlevas vaates, olgu siis naabermaadega, Ida-Euroopaga või ka laiemalt globaalselt. Kuidas seostub see soome-ugri pärandiga tegelemine looduskaitse liikumise ja ökorahvuslusega? Kaljupõllu loomingus on hästi olulisel kohal see mitte ainult see põlisrahvaste pärand, vaid ka nende suhe looduskeskkonnaga ja sellise loodussuhte uurimine, sellega tegelemine, selle suhestamine samamoodi siis eestlaste minapildiga, et kindlasti see soome-ugri identiteedi oluliseks muutumine eestlaste minapildi juures, see käib käsikäes siis ka sellise arusaamaga eestlastest kui loodusrahvast, mis hakkab samuti samal ajal levima just 70-80 aastatel, mida on hiljuti ka mitmed uurijad, näiteks Tõnu Jonuks Atkaremmel näidanud, et seda saab lausa sellise näiteks ajalehtede andmebaasides toimunud selliste digihumanitaarsete uuringutega näidata sellist loodusrahva ja metsarahva mõiste levikut just sellel ajal. Ja siis viimase küsimusena tahaks küsida just seda, et kuidas ja miks langeb see huvi siis nende põlisrahvaste vastu ja soome-ugri rahvaste vastu kokku siis sellise keskkonnakriisi tajumisega, mis kindlasti just ka 70-80 aastate maailmas laiemalt, mitte ainult Eestis või Idablokis oli levimas. Selline, me räägime sellist energiakriisi ajastust, keskkonnakriisi üha laiemast teadvustamisest ja see protsess ja see selline keskkonnaprobleemide teadvustamine, looduskaitse liikumise levik, see kindlasti langeb kokku ka just nende ekspeditsioonidega soome-ugri rahvaste suunas, kui ka siis neid kujutava loomingu sellise laia positiivse vastuvõtuga. Ehk et need on võib-olla need sellised suuremad, laiemad ja kindlasti ma ütleks ka sellised globaalsemad küsimused, mida võib Kaljupõllu loomingu kohta küsida, eks ole, et see kindlasti ühtepidi seostub väga sellise Eesti rahvusliku identiteedi ja ajaloo arengutega, aga teistpidi need sellised suuremad protsessid puudutavad nagu kogu siis regiooni või ka maailma laiemalt. Ja kui võib-olla korraks siit
tulla nende kohalike, slaidid korraks ühesõnaga. Enne kui tulla nende kohalike arengute juurde, siis ma tahtsin veel markeerida ära selle, et kuidas ma ise nende küsimuste sõnastamiseni olen jõudnud. Et kindlasti ka mitte ainult ise Kaljupõllu või selle soome-ugriluse üle mõtiskledes, vaid siis erinevate ennekõike näituse projektide raames. Ja tahtsin välja tuua sellise Eesti Vabariik 100 tähistamise raames toimunud näituse ja sellega koos ilmunud raamat nagu Ajalugu pildis, pilt ajaloos, mille me siis koostasime koos Tiina Valgreemiga Kumu kunstimuuseumis aastal 2018. Et ma arvan, et see oli minu enda jaoks see esimene hetk, kui ma Kaljupõllu loomingu justkui nagu uuesti avastasin enda jaoks ja hakkasin tõepoolest nagu küsima selle järgi, et mida see tähendab, et miks need pildid, miks see selline soome-ugri pärandi kujutamine, miks see nii jõuliselt esile tõuseb ja veel kord, eks ole, et miks seda nii soojalt ja nii laialt vastu võetakse. Et küsimused, millega me võiks siis Kaljupõllu loomingut raamistada või mida tema kohta tänapäeval küsida. Aga ma jõudsin siis jutuga selle juurde, et kuidas ja kellega koos ma olen ise proovinud või õppinud neid küsimusi küsima, eks ole, et see näitus ja raamat siis Ajalugu pildis, pilt ajaloos. Ma arvan, et mul endal oli see hästi õnnelik selline kontekst või raamistus, kus siis Kaljupõllu teoste järgi küsida. Siin on just näha see saal, kus siis Kaljupõllu teosed olid väljas. Ja meie siis näitus vaatas nagu Eesti ajaloo sündmuste kujutamise kaudu see Eesti ajaloopildi ajalugu ja võib-olla just see protsess oli hästi huvitav, et siin erinevates siis Kumu 3. korruses ruumides olid väljas siis muistse vabadusvõitluse, Jüri Mahtrasõja ja nii edasi vabadussõja kujutised toimib. Ehk et olid ajaloo sündmused, eks ole, erinevad sellised Eesti ajaloomälus kesksele kohale tõstetud, kerkinud sündmused, mida siis kunstis on kujutatud. Ja kui me jõudsime siis nende ajaloo sündmustega lõpule, siis me saime aru, et tegelikult on terve ja käsitlesime siis ka Kalevipoega selliseid Eesti mütoloogilise legendilaadse ajalooga seotud teemasid, siis me saime aru, et just see, mis kaob Eesti kunstis ära 70-80 aastatel või kaob nagu, mitte ei kao päris ära, aga kaob nagu äärealadele on selline ajaloo sündmuste kujutamine, see sündmustelise ajaloo kujutamine ja selle asemele tõusevad jõuliselt esile just need Kaljupõllu soome-ugri pärandit kujutavad pildid. Ehk et see selline isegi mitte nagu Kalevipoja mõttes mütoloogiline minevik, vaid selline rahvapärand, selline põlisrahva elukeskkond ja pärimus on see, mis justkui nagu isegi natuke tõrjub sellist ajaloo kujutamist kõrval, et just sellest saab selline ajaloomälu, kultuurimälu, identiteedi keskne teema, mida kunstis siis kujutatakse. Ja ma arvan just, et see arusaam, et kuidas ta seostub siis sellise seljapööramisega justkui nagu jutumärkides päris ajaloole ja kuidas selliste Jüriööde või Mahtrasõdade asemel saab Eesti ajaloomälusse mütoloogiline soome-ugri pärimus kesksele kohale, et see on mind ennast ja minu mõtlemist Kaljupõllust hästi palju mõjutanud. Mulle mõnikord ka meeldinud kõrvutada just seda 60ndate Jüri Palmi siis graafilist lehte, kus on väljas mahtramehed, eks ole, sellised ilmselgelt Eesti ajaloos mälus olulisel kohal olnud tegelased, kes on seotud väga konkreetse ajaloo sündmusega, eks ole, Mahtra sõjaga 1858 ja siis umbes 10 aastat hiljem valminud siis Kaljupõllu Päikesevene, eks ole, kes kujutab hoopis teistmoodi tegelasi Eesti ajaloo või ka identiteedi selliste kesksete tegelastena, eks ole, et siin on tegemist siis selliste soome-ugri figuuridega, eks ole, osad neist ka sellise looma ja inimese või kas nüüd nagu vahepealset olendit kujutava, aga igal juhul nagu nende tihedat seost rõhutavate tegelastena.
Ehk et see on nagu see taust, kus ma ise olen palju Kaljupõllu peale hakanud mõtlema ja praegu meil on Kumu kunstimuuseumis siis plaanis järgmisel 26. aastal ka uus näitus, mille pealkiri on siis ekspeditsioon eestlased ja põlisrahvad, kuhu ka Venno Ugria on lubanud moel ja teisel panustada. Ja selle me olemegi võtnud tegelikult suuresti ette just selleks, et küsida neid uusi küsimusi Kaljupõllu ja selle 780-ndate põlisrahva huvi kohta ja küsida just, et mis see nende tähendus siis sellises tänases muutuvas maailmas on ja kuidas me saaksime luua neile siis selliseid uusi tõlgenduskihte. Ja ma tahaksin ka nendest natuke rääkida, aga võib-olla enne siiski lihtsalt ära markeerida seda, et mis see Kaljupõllu tähendus omas ajas on, kuidas see tema soome-ugri rahvakultuuri ja looduskeskkonna huvi paistab omas ajas ja küsida ka selle järgi, et kuidas see sai niivõrd edukaks just see 780-ndatel aastatel ja siis tulla selle ekspeditsiooni näitusega seotud küsimuste juurde tagasi. Ehk et kui vaadata nüüd võib-olla sellist Eesti kohalikumat konteksti, et see suur murrang, mille ju Kaljupõllu või Veljo Tormis või Lennart Meri ka kaasa toovad, puudutab, eks ole, ju ka seda, et kuidas Eesti rahva kultuuri mõisteti, et see selline 30 aastate lõpus alguse saanud sellised etnograafilised, lavastuslikud siis rahvakunsti, rahvalaulu, rahvariiete etendamised, mis kõige paremini väljendusid siis suurtes laulupidudes, aga mis kindlasti ka jõuliselt sellises nii Pätsu-aegses kui eriti siis Stalini-aegses kunstis, visuaalkultuuris väljenduvad. Eks ole, et see on see selline Euroopa rahvusromantismi võtmes lahendatud selline etnograafiline siis rahvakultuuri taasesitus, mida kunstiajal on Eha Komissaarum on ka nimetanud selliseks paraadideks rahvariietes. Ja need on kindlasti see, mida hästi palju just selle eriti 450-ndate kunstis leiab, eks ole, just see Stalini-aegne Eesti kultuur, eks ole, kus soositakse, nügitakse, survestatakse just nimelt sellistele suurtele etnograafilistele lavastustele ja see, mida väga palju siis soositakse. Ja tõepoolest see selline Kaljupõllu, aga ka Tormise jõuline pöördumine, eks ole, sellise nende poolt selgelt arhailisemana tajutud soome-ugri rahvapärandi poole märgib ju hästi suurt eemaldumist sellisest etnografiseerivast rahvaluule, etnografiseerivast rahvakultuuri esitamisest, mida Veljo Tormis on ka nimetanud just sellist Saksa Liedertafeli mõjulist siis laulupeokultuuri selliseks nagu saksa magedaks, eks ole, millele ta otsib siis alternatiivi just nendes vanemates rahvaviisides või millele ka Kaljupõllu otsib siis seda tüüpi nagu etnografiseerivale rahvariiete kujutamisele siis alternatiivi selles autentsemana, arhailisemana tajutud soome-ugri pärandi poole pöördumises. Ja samas peaks kindlasti, et see vastandumine on selge, nende eesmärk on selge, aga et kindlasti alati tasub küsida, et kuidas neil õnnestus nende nägemus sellest, et Eesti autentne rahvapärimuspärand seostub just nimelt selliste arhailiste kujutatud soome-ugri rahvaste pärandiga ja mitte selliste ilusate värviliste triibuliste seelikutega, mida kõik olid harjunud juba pikalt nägema. Et kuidas neil õnnestus ka nende vaatajatele, kuulajatele ja publikule selgeks teha, et peaks liikuma ajas tagasi ja nagu sellist õhinat autentsema, arhailisema rahvakultuuri vastu, et kuidas seda õnnestus publikule niivõrd südamelähedaseks teha. Ja kindlasti selles oluline roll on just ka selles, et nad tegutsesid nii erinevates kultuurivaldkondades, eks ole, Kaljupõllu kunstis, Lennart Meri filmis, Veljo Tormis muusikas, koorilaulus, eks ole, et neid soome-ugri pärandit hakati taas esitama väga paljudes erinevates kultuurivaldkondades
ja seda on ka paljud sellised identiteedi ja kultuurimälu uurijad näidanud, et see just nimelt see taasesitamine, pidev kordamine, pidev esitamine erinevates kultuurimeediumides, piltides, tekstides, sõnades, eks see soome-ugri pärimus tuleb sellel ajal ka teatrisse jõuliselt, eks ole, erinevad muusikarühmad hakkavad seda taasesitama, et just see on see, mis aitab teda niivõrd laialt populariseerida inimestele, kuulajatele lähedasemaks teha. Ja mis mul on ka tundunud huvitav, et kui me mõtleme neid kõige kesksemaid tegelasi, neid korduvalt juba mainitud Tormist, Põllut ja Meri, et nad ka ise on erakordselt produktiivsed ja hästi süstemaatilised, et just võib-olla see Kaljupõllu looming on juba koondatud erinevatesse suurtesse sarjadesse nagu Kodalased, Kalivägi ja Taevas ja maa, eks ole, need kõige tuntumad, mida ta hakkab siis 70 aastate alguses looma oma graafiliste lehtede sarju, et ta töötab hästi süstemaatiliselt ja loob selliseid suuri sarju ja see võib olla ka selline süstemaatilisus, sihikindlus, mis iseloomustab ka Veljo Tormise või mingis mõttes ka Lennart Meri loomingut, et me võime mõtelda tema filmidest Veelinnu, Rahvaslinnude tuuled, Kaleva hääled ka kui sellist omamoodi sarjast, eks ole, tema raamatutest Hõbevalge, et see selline süsteemsus, kordamine on ma arvan ka see just, mis soosib siis nende loomingu ja siis selle soome-ugri pärandi tähtsuse idee niivõrd laialdast vastuvõttu. Ja kindlasti on siin oluline muidugi rõhutada, eks ole, et see ei tugine mitte ainult nendel 3 suurel mehel, vaid et siin on väga palju teisigi inimesi, kes sellel ajal innustuvad sellest soome-ugri pärandist ja hakkavad seda erineval viisil kas siis uurima või taas esitama. Ja selle taustale võib-olla ka just see hilise nõukogude aja tähtsus siis sellises Eesti identiteediloomes ja kogu sellise Eesti identiteedi või siis ka sellise rahvuskultuuri uuendamises on midagi, mida tasub rõhutada, võib-olla mitte niivõrd siinses seltskonnas, aga näiteks kui ma tudengitele loengut pean, siis alati selle me jutuks võtame, et sageli nagu sellises tavateadvuses 70-80 aastat seostuvad, eks ole, sellise stagnatsiooni, Nõukogude Liidu allakäigu, venestamisega ja nii edasi. Aga et tegelikult, kui me vaatame sellest Eesti identiteeti ja arusaama sellest, mis on Eesti rahvuskultuur, mis on Eesti rahvuspärand, siis on tegemist vägagi produktiivse ja meid siiamaani mõjutanud ajastuga. Et selle mõttes ma arvan ka siin on teatud selline paradoks, et just sellisest surutise ajast sünnib midagi niivõrd jõulist ja kirgast siis sellise rahvusliku identiteedi, ajaloomälu ja pärandi mõttes, et Jüri Kivimäe on ka oma eessõnas Lennart Meri Hõbevalgele juba aastast 2008 siis just hästi ka sedastanud, eks ole, et Lennart Meri ja Jan Krossiga seoses ja selle ajastu sellist nagu olulisust, eks ole, et ta räägib siin 70. aastatest, mida poliitika-ajaloolased on sildistanud resignatsiooni, stagnatsiooni tugevneva venestamise ajaks. Et see on see ajastu, eks ole, et kui me võtaksime neid hinnanguid täht-tähelt või piirduksime ainult selle stagnatsiooni rõhutamisega, nagu Jüri Kivimäe ütleb, siis joome hõlpsasti olukorrani, kus me ei suuda mõista Jan Krossi ega Lennart Meri loomingu võimalikkust. Või siis heiastuvad nad meile kui selle ajastu hulljulged vabadusvõitlejad, aga hoiatab, et ka see oleks ilmselge lihtsustamine, eks, et nad ei ole omas ajas. Nad on, eks ole, innovaatilised, julged ja kindlasti eestkõndjad, aga nad ei ole kaugeltki ainukesed sellises uue otsimises. Ja siis Kivimäe tõdeb, eks, et nõukogude aja tegelikkus ja vaimne õhustik oli tol aastakümnel ühtaegu palju keerulisem ja mõneti üllatavalt lihtne. Eks ole, et see tolleaegne ajastu kui siis selline identiteedi, kultuuri uuendamise ajastu, mis meid siiamaani mõjutab, et see on olulisel kohal siis ka selle Kaljupõllu loomingu ja tegevuse taustana, siis need 70. aastad. Aga teistpidi on jällegi Kaljupõllu loomingu ja ennekõike just tema nende soome-ugri rahvaste poole pöördunud ekspeditsioonide mõistmiseks, mida ta alustab siis 70. aastatel, on oluline ka mõista seda nagu varasema aja pärandit või sellist nagu
60. aastatel alguse saanud suurema hooga siis sellist kunsti ja teaduse omavahelist põimingut või põimitust või seda nii teadlaste kui kunstnikkonna ja kultuuriloojate just vastastikust avatust omavahelisele koostööle. Ja neid Kaljupõllu loomingut täna tundubki suhteliselt raske olla käsitleda või mõista eraldi siis nendest ekspeditsioonidest, mida ta tolleaegses siis Riiklikus Kunstiinstituudis ERKis, praeguses EKAs asus korraldama. Ehk et see tema nende graafiliste lehtede sünd on lahutamatult seotud siis selle uurimistööga, mida ta tegi nii ekspeditsioonidel kui siis nende ettevalmistamise käigus ja ka tegelikult pärast neid ekspeditsioone. Ma arvan, et see on teema, millest kindlasti paljud siin viibijad teavad vahetult ja omast käest ka rohkem kui mina siin kõnelejana. Aga just jah, see veel kord nagu, et kuidas seda Kaljupõllu loomingut sellisesse konteksti panna, ma arvan just see selline põimitus, koostöö erinevate teadlastega ja erinevate teadusinstitutsioonidega või see Kaljupõlluga erakordne võimekus nagu mitte ainult neid ekspeditsioone ERKi tudengitega korraldada, vaid ka nende ettevalmistamisel teha siis praeguse ERMi, Eesti Rahva Muuseumi, toonase etnograafia muuseumi või Tartu Riikliku Ülikooli siis erinevate teadlastega koostööd ja võtta seda nii siis ettevalmistamise kui siis nende tulemuste esitlemisel vägagi tõsiselt, eks ole. Ja just ka nende uurimisreiside materjalide koostamine, eks ole, või need sellised teadusasutustes mitte ainult uurimistöö tegemise, vaid ka selle esitlemise meetodid, eks ole, on tal hästi olulised, sest erinevad sellised seminarid, aga ka erinevad siis artikli kogumikud, selline nagu ka kasvav teatud sellise entsüklopeedilise uurimistöö soov, eks ole, et siin ka see esimene ülemaade nendest esimestest uurimisreisidest ja siia võib-olla üks slaid veel just sellest nagu selle ekspeditsioonide käigus siis toimunud sellise tegevuse nagu mitmekesisusest, eks ole, võib-olla just ka täna ülikoolis töötades on lihtsam hinnata ja hoomata seda erakordselt põhjalikkust, eks ole, nii ettevalmistamisel siis selle arhiivitöö, ekspeditsioonide välitöö, aga just nimelt, kuidas see hiljem on vormistatud, eks ole, selliste seminaride, konverentside, artikliväljaannete, aga ka erinevate siis näituste ja populariseerimisega, et see toimub nagu niivõrd erineval tasandil ja on niivõrd põhjalik. Ja kindlasti väljendub ka see selline ekspeditsioonidel kogutud materjal, eks ole, Kaljupõllu enda loomingus mitmesugustel viisidel ja vääriks ka kahtlemata laiemalt uurimist just see tema, millistel viisidel need erinevad välitööd ekspeditsioonide käigus kogutud elemendid siis jõuavad nii tema kui tegelikult ka paljude ekspeditsioonidel osalenud kunstnike loomingusse. Aga siinkohal ma tahaks veel korra tulla tagasi selle kunsti ja teaduse põimingute juurde ja just rõhutada seda, et kui Kaljupõllu looming muidu paigutab hästi palju, eks ole, sellest 70ndate pärandi taasavastamise konteksti, siis võib-olla just see selline kunsti ja teaduse koostöö tegemine on midagi, mis on pärand enne kõike 60ndast aastatest. Et siin fotol on näha siis ERKi üliõpilaste teadusliku ühingu liikmed kohtumas teadlastega 66. aastal. Et siin on näha Tõnis Vinti ja teisi Anki põlvkonna kunstnikke ka. Et see selline õhin teha teadlastega koostööd, kasutada teadlaste meetodeid uurimisel või ka oma tegevuse tutvustamisel selline seminaride, konverentside, koosolekute korraldamise vaimustus, et see on ka midagi, mis on sellest 60ndate füüsikute ja lüürikute debatist kindlasti tulnud kaasa sellesse 70ndatel lahvatanud huvisse siis kunstnikel ja teistel korraldada neid soome-ugri
debatte, et see selline füüsikute, lüürikute debatt, mis tegelikult saab ju 60ndatel alguse siis ka sellisest kriitikast lüürikute või laiemalt kultuuriloojate vastu, kus öeldakse, eks ole, et tänasel ajastul, kus meil on füüsika ja reaal- ja täppisteadused nii kaugele arenenud, eks ole, et meil justkui ei ole enam sellist kultuuriloojaid või luuletajaid ja lüürikuid vaja, et sellest kriitikast hoolimata see tegelikult viib hästi palju just sellise koostöö ja eksperimentideni eri valdkondade, nii teadlaste kui siis kunsti ja kultuuri loojate vahel. Või ka täiesti selliste uute nagu tollel ajal väga populaarseks saanud teadusharude nagu küberneetika või semiootika arenemisele. Ehk et see selline kultuuriloojate kriitikast alguse saanud areng, eks ole, hoopis innustab sellisele tihedamale koostööle. Aga kui ta 60ndatel seostub ennekõike siis koostööga kunstnike ja täppisteadlaste vahel või nagu matemaatikute, füüsikute, loodusteadlastega, siis mis on 70ndatel iseloomulik on just see, eks ole, et see koostööd teevad kunstnikud, kultuuriloojad ja humanitaarteadlased, eks ole, mis on jällegi teist tüüpi koostöö, teiste rõhuasetustega koostöö kui siis selline koostöö täppisteadlastega. Ja kui korra veel vaadata Kaljupõllu loomingut sellises ajalises võrdluses või ajalises kontekstis, siis kindlasti tasub tema puhul rõhutada ka seda, et ta on üks nendest kunstnikest, võib-olla ka laiemalt kultuuriloojatest, kes tegelikult alustab ju väga selliselt popilikult, väga eksperimentaalselt. Et siin on näha tema 60ndate lõppu või ka 70ndate veel päris alguse siis sellised assamblaažid, mis selgelt nagu suhestuvad oma aja popkunsti või ka sellise oma aja avantgardiga. Ja see on võib-olla laiemalt üks selline Eesti kunsti- ja kultuuriajalugu puudutav küsimus, et miks nii paljud inimesed, kes 60ndatel eksperimenteerivad selliste uute kunstivormidega, et miks nad 70ndatel aastatel pöörduvad just nagu sellise traditsiooni ja paljud neist siis ka veel erinevate religioossete traditsioonide poole, eks, et levib laialt ju ka huvi erinevate Aasia või Ida filosoofiate vastu või mõelda ka Arvo Pärdi peale, kes on 60ndatel väga avantgardne ja 70ndatel oma loomingu selgelt rajab siis sellisele suhtele varasema traditsiooniga, varasema muusikaga. Ja Kaljupõllus võib näha seda sama, eks, et ta alustab Tartu Ülikooli kunstikabineti juhatajana, kus väga palju nad tõlgivad just erinevaid lääne kaasaegse kunsti kohta käivaid tekste või kaasaegse ühiskonna kohta käivaid tekste. Ta on rühmituses Visarit, väga palju eksperimenteerivad just selle kõige kaasaegsema kunsti, kõige kaasaegsema kultuuriga ja selle kõrvalt siis või sealt juurest, selle kõrvalt, aga sealt edasi ta liigub just nimelt selle vanema traditsiooni poole edasi. Ja ta ei ole selles ka kaugeltki üksi, eks ole, et Arvo Pärdi, me võime mõelda ka näiteks Jüri Arraku peale kunstis, kes on ka noorena väga selline eksperimenteerib erinevate vormide, selliste irratsionaalsete psühhoanalüüsivate teemadega, eks ole, aga siis 70ndatel sukeldub käsitlema neid erinevaid selliseid keskaegse ajaloo, kiriku ajalooga seostuvaid teemasid või tegelikult ka Tõnis Vint, eks ole, kes teeb kollaaže, samamoodi selliseid popilikke teoseid, aga siis liigub edasi sellise orientaalse filosoofia ja suurte süsteemide otsimise poole. Ehk et jällegi see selline pööre siis pärandi poole. Ja võiks tuua siia veel ühe selline 70ndatel aastatele iseloomuliku ilmingu Eesti kultuuris, aga ka laiemalt see selline pöördumine siis, aga Eesti kultuuris ütleme just sellise baltisaksa pärandi poole, mida vist kõige ilmekamalt iseloomustab Jaan Kross oma ajalooliste romaanidega, mille sünniaeg jääb ju ka just nimelt sinna samasse aega, kus Kaljupõllu siis pöördumine soome-ugri pärandi poole, eks, kui me võtame, et 3 katku vahel on just ka ilmunud nendel 7 aastast 70–80 on ju. Et ka selline Jaan Kross tegelikult ju ka kes luuletajana alustab seal, suhestub selgelt selle füüsikute ja lüürikute
debatiga, sellise luule uuendajaga, aga siis 70–80 aastatel ja hiljem selgelt hakkab oma loomingus tegelema mineviku ja pärandiga. Ja see selline siis keskaegse ja uusaegse baltisaksa pärandi ka tegelemine on kindlasti ka midagi, mis iseloomustab siis tolle aja Eesti graafikat. Siin on meie Concordia Claari illustratsioonid Jaan Krossi romaanile Kolme katku vahel, aga siis ka üks graafiline leht Tallinna Raekojast, mis võib-olla iseloomustab hästi just seda tolleaegse kunsti pöördumist ajaloo poole. Ja siin me võime samamoodi rääkides sellest kunstnike ja humanitaarteadlaste koostööst, sest nii Concordia Claar kui siin eelmisel pildil näidatud Viive Tolli, kellest see pilt, see vaade kirjamehe aknast, mis on vaade Jaan Krossi aknast vanalinnas. Nad mõlemad tegid koostööd Villem Raamiga, siis selle kunstiteadlasega. Ehk et kui me neid Kaljupõllu teoseid seal ajalugu pildis näitusel Kummus aastal 2018 näitasime, siis me nende kõrvalseinale panime just need Viive Tolli graafilised lehed illustreerimaks seda, et kuidas see 70–80 pööre selle soome-ugri pärandi poole, et see kulgeb paralleelselt siis selle veel ühe täiesti uue huviga, uue teemaga, mis Eesti kultuuris ja kunstis selle ajal esile kerkib ja mis puudutab just nimelt sellist baltisaksa ja sellist vanema keskaegse, uusaegse ajaloo taas avastamist. Ja mis leiab aset siis, eks ole, kunstis, aga võib-olla lihtsalt väiksema sellise lõbusama meeldetuletusena, et ka varastati Vana Toomas filmist üks kaader ja selle plakat, et on huvitav vaadata, kuidas see selline keskaegse pärand ja vanalinna mood, eks ole, samamoodi levib erinevates žanrites, eks ole, sealhulgas populaarkultuuris. Et filmiuurija Eva Näripea on sellest kirjutanud ka oma doktoritöö ja rääkinud just sellist vanalinna moe levikust, nii siis tõesti nagu Jaan Krossist kuni selliste turistlike suveniirfilmideni või ka selle vanalinna restaureerimiseni. Ehk et need erinevad siis suundumused mineviku poole, see selline mineviku huvi kindlasti. Seda on Märt Välja taga just ka Jaan Krossi ja Lennart Meriga seoses uurinud ja toonud välja, et see, mis see hilisnõukogude ajal või veel kord nendel 70–80 aastatel siis iseloomustab Eesti kultuuri või ka nagu laiemalt sellist kirjandust ja ajaloo uurimist, ongi see selline nagu ilukirjanduse ja dokumentaalkirjanduse vahekord või ka selline koostöö, aga üha enam ka konkurents kirjanike ja ajaloolaste vahel või et see selline Lennart Mere, Jaan Krossi suur edu selles Eesti kultuuri, aga ka ajaloo ümbermõtestamisel on selle aja fenomen, aga neil on ka iseloomulik siis teatud selline nagu piiride ületamine, eks ole, või astumine ajaloolaste mängumaale, kus ja ajaloolaste umbusk siis nende piiride ületamise vastu. Et nagu Märt Välja taga siin ütleb, eks ole, et ühtpidi ajaloolaste umbusk poeetiliste vabaduste suhtes, teiselt poolt kirjanike soov tõendada, et nende looming pole pädev üksnes fiktsioonina, vaid ka ajaloona, mis on kindlasti Lennart Merile väga iseloomulik selles ajas. Aga teatavasti ka Jaan Krossi looming pälvis ju palju arutelu ja siis sellist ka rünnakuid ajaloolaste poolt. Ehk et see nagu koostöö humanitaarteadlaste ja loojate vahel viis sageli ka selliste vastuolude ja konfliktideni, sest kindlasti need loojad, kes ühtepidi nagu võtsid selle ajaloolaste, uurijate, humanitaarteadlaste autoriteedi, said sellest ka siis romaani või filmi vormis luua nagu sellised atraktiivsemad kujutised, kuna nad said selle materjaliga vabalt ringi käia ja olid publikule kindlasti atraktiivsemad ja paremini tuntumad kui siis need ajaloolased, kelle autoriteeti nad oma loomingus soovisid ka kaaperdada. Ja see on võib-olla see teema, mida ei ole niivõrd palju uuritud ei Põllu ega ka Tormise puhul, aga kelle puhul kindlasti on ka sellist ajaloolaste või nende puhul ennekõike keeleteadlaste ja folkloristide töömeetodite ülevõtmist, kopeerimist ja ka teatud sellist nagu hõõrumist ja naginat selle vahel, eks ole, et kui nad esitlevad ennast siis mitte ainult kultuuriloojatena, vaid tungivad ka nendele erinevatele lingvistide, folkloristide
mängumaadele. Nii, aga siin tahakski võtta korraks selle pildi laiemaks ja öelda, et see selline pöördumine mineviku poole ja pöördumine ka siis mitte ainult nagu siis mineviku keskaegse uusaegsete ajaloosündmuste pärandi ja kangelaste poole, aga pöördumine ka rahvapärandi poole, siis ikka mitmekihiline nagu eelmodernse pärandi huvi, et see levis laialt 60. lõpust alates, aga eriti 70-80. aastatel Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopas ka laiemalt. Ja see on teema, mida nii palju ei ole uuritud, aga siiski erinevaid käsitlusi on, aga et selle võib-olla on ka iseloomulik just see, et sellel ei ole ka õiget veel sellist mõistet või raamistust loodud, et on erinevad uurijad ja autorid proovinud selle erineval viisil näppu peale panna või leida seda sõnavara, mil viisil sellest kõneleda. Ja siis ongi räägitud nagu sellest retrospektivismist või kiindumusest või isegi kinnismõttelisest huvist mineviku vastu. Ennekõike just sellise revolutsioonieelse mineviku vastu või siis ka eelmodernse mineviku ja ajaloopärandi vastu. Ja teistpidi just selline folkloori ja etnograafia huvi laiast levikust ja teisenemisest. Ja sellega paralleelselt käib siis ka selline muinsuskaitse ja koduloo uurimise tõus, mis on iseloomulik Eestile, aga tegelikult ka väga paljudele teistele Ida-Euroopa ja Nõukogude Liidu riikidele. Panin siia kaadri siis sellest Sergei Parajonovi unustatud esivanemate varjudest, et just ka nagu selliseid tuntud filme siin võib-olla võrdluseks välja tuua, eks ole, või siis Nikita Mihhalkovi see Lõpetamata pala pianoolale kõrvutanud siis Lahemaa rahvuspargi kunstinõukogu kujutisega, et just ka selline siis sellise aadelliku mineviku vastu huvitõus kindlasti tollel ajal on olemas ja see selline ajalooliste romaanide, ajalooliste filmide buum just sellisel Nõukogude aja lõpukümnenditel on iseloomulik. Aga sellega paralleelselt, eks ole, nagu öeldud, et see ei ole mitte ainult siis mineviku huvi, vaid ka huvi siis rahvapärandi vastu ja seda on just uuritud Baltimaadega seoses ja seda on proovitud kirjeldada, kus siis Välis-Läti uurija Gunter Schmiedens on rääkinud siis folkloorsest pöördest, vaadanud siis sellest, mida ta ise nimetab folkloori liikumiseks siis Baltimaades just ka sellel samal ajal 70-80 aastatel või siis Leedu uurija Violetta Daviolute, tema räägib sellisest rustikaalsest pöördest Leedu Nõukogude kultuuris ja toob just ka välja selle jällegi hilise Nõukogude aja pöördumise sellise autentsema rahvakultuuri otsimise poole, millega tegeleb siis ka Kaljo Põllu oma loomingus erinevatel viisidel. Ehk et need just viisid, kuidas erinevad need Ida-Euroopa ja Nõukogude Liidu maad pöörduvad siis selle rahvapärandi poole, ajaloopärandi poole on kindlasti ka selline raamistus, mis aitab seda Kaljo Põllu loomingut panna laiemasse konteksti ja näha teda selliste laiemate arengutega seoses. Ja muidugi võib sellist mineviku huvi ja rahvapärandi huvi, seda saab tõlgendada nagu Nõukogude ajaloo raamistused, eks ole, et see toimub pärast 68. aastat, pärast Praha kevadet, eks ole, et see minevik on enamasti revolutsiooni eelne, millega tegeletakse, et see on ka selline pettumine, kas siis Nõukogude režiimis kindlasti, Balti vabariikide puhul kindlasti ka see huvi ikkagi oma rahvusliku identiteedi, rahvuskultuuri vastu, et tal on sellised Nõukogude ja kohalikud tähendused, aga teistpidi, kui me vaatame, kuidas Kaljo Põllu või tema kaasaegsed tollel ajal esitlesid oma loomingut, siis nad seostasid seda ikkagi paljuski ka selle 80. aastate sellise naftakriisi järgse paljude selliste sellist naftakriisi järgset maailma vallanud nagu sellise, nagu öeldakse, tööstusliku modernsuse kriisiajastuga või pettumisega sellises ühiskonna progressi ja moderniseerumise lubadustes, mis 60. aastatel ilmselt olid paljud
veel jaganud nii siis Ida-Euroopas kui läänes siis samamoodi. Ja üks oluline tahk sellest on kindlasti ka see loodus- ja keskkonnakaitse esiletõus, mis annab olulise tausta siis ka kaljupõllu loomingu ja tegevuse mõistmiseks, aga ka laiemalt selle soome-ugri pöörde mõistmiseks, eks ole, et see 60. aastatel hakkab siis, eks ole, see looduskaitse liikumine hoogu koguma. Tartu Ülikooli üliõpilaste looduskaitsering juba varem, Eesti loodus hakkab uuesti ilmuma juba 50. lõpus. Looduskaitse selts siis 66. aastal, Lahemaa rahvuspark 71. ja 83. aastal siis Tallinna deklaratsioon, looduskaitse seltsi poolt vastu võetud siis selline manifest, mis kutsub just nimelt erinevaid kauneid kunste, sealhulgas eriti just kujutavat kunsti kasutama siis looduskaitse propageerimiseks või siis looduskaitse levitamiseks. Ja 62. aastal, eks ole, ilmub või 68. aastal ilmub siis Rachel Carsoni Hääletu kevad, eks ole, selline tolle sellist keskkonna ja modernsuse kriisi tajuva maailma hästi võtmeline teos ka eesti keeles. Ehk et see selline looduskaitse liikumise lai levik kindlasti väga, väga olulisel kohal just ka selle viisides, kuidas soome-ugri pärandi otsimisel, eks ole, on olulisel kohal selline autentsuse, arhailisuse, sellise saksa või mingist võõrast mõjust vaba Eesti rahvapärandi juurte otsimine, aga kindlasti ka mingi sellise tervema, elujõulisema loodussuhte otsimine, mida paljuski just nende soome-ugri rahvaste puhul nähti. Ja siin, eks ole, ka just mõned pildid siis sellest looduskaitse seltsi kogunemistest, kus nende piltide peal on just ka näha need raamitud kaljupõllu teosed, mida toona siis jagati ka erinevatele seltsi liikmetele või mingit tunnustust pälvinud, seltsi poolt tunnustust pälvinud isikutele siis auhindadena. Et Kaljupõllu Jaan Eilartiga käis palju läbi, oli ka Jaan Eilarti korraldatud siis 60-ndatel juba Siberi ekspeditsioon hästi olulisel kohal üldse teda kannustamas siis nende soome-ugri rahvastega tegelema. Ehk et ta ei laena mitte ainult siis etnoloogidelt, folkloristidelt, keeleteadlastelt neid tööriistu nagu neid soome-ugri rahvaid uurida või neid välitöid, ekspeditsioone korraldada, vaid samamoodi siis laenab ka looduskaitse tegelast, et eks Jaan Eilart ja tema juhtimisel ka see Eesti Looduskaitse Seltsi hästi tihedalt põimis seda looduskaitset ka sellise koduloolise tegevusega, et nende jaoks selline pärandi ja looduse kaitsmine käisid väga tihedalt käsikäes. Ja seda looduskaitse liikumise mõju on siis rõhutatud ka võib-olla Veljo Tormise puhul kõige otsesemalt. See on Urve Lippuse üks tekst Veljo Tormise loomingu kohta, kus ta just ütleb, et see ei ole mitte ainult sellise ohustatud rahvaste või ohustatud rahvapärimuse kaitsmise sõnum, vaid just ka nagu looduse ja kultuuri kaitsmise sõnum, eks ole, et Veljo Tormisel on see sari, eks, nendest kaduvatest rahvastest, kaduvatest keeltest, eks ole, et see selline tunnetus nagu sellisest sügavalt kriisis modernsest maailmast, kus hävivad väiksed rahvad, väiksed keeled, aga samamoodi ka hävib loodus, et see on kindlasti üks oluline taustsüsteem sellele soome-ugri ekspeditsioonidele, siis huvile selle soome-ugri rahva nendele soome-ugri rahva pärandiga tegelemisele. Ja võib-olla veel just rõhutada seda muinsuskaitse, looduskaitse põimumist kui sellist kultuuri ja looduskaitse põimitust, et siit tuleb tõesti veel üks selline nagu eri valdkondade koostöö või see kunstnike ja looduskaitsjate koostöö. Eks, et see Jaan Eilart kui veel kord sellise juhtfiguurina looduskaitse seltsile, eks ole, on oma selles inimene, ökosüsteem, kultuur ka sellega teemaga ja just nagu selle kultuuri olulisusega looduskaitse juurde tegelenud, eks Lahemaa rahvuspark väga selgelt kaitseb ju nii loodust kui
sedasama Balti-Saksa pärandit, Eesti rahvapärandit, siin on ka see Tallinna deklaratsiooniga seotud graafiline leht, et need erinevatel viisidel just illustreerivad seda sellist looduskaitse ja kultuuri ja sealhulgas kunsti olulisust või et see selles mõttes ka see selline, kuidagi tänapäeval ma ütleks selle kohta nagu valdkondade ülene koostöö, eks ole, et see on tõepoolest ulatuslik ja hästi mitmetahuline sellel ajal. Samas võib-olla just selle looduskaitse ja keskkonnakaitse küsimustega seoses võib küsida Kaljupõllu loomingu kohta siis ka seda, et millisel viisil või milliste vahenditega ta siis seda looduskaitse ja inimese loodussuhte teemat kujutab ja milline see tema sõnum ja pildistik siin on. Et ma panin siia Päikesevene juba korra näidatud teose kõrvale siis Olev Soantsi pildi Saastamine, siis, mis on valminud aasta varem, 73. aastal, kus on näha siis selline eks ole, veresoonkonnaga inimese läbilõige, taevas siis putnikud ja maa peal ümber lükatud ja prügi täis siis prügiurnid, eks ole, et see siis selline lähenemine, mis eelistab kujutada just nimelt neid keskkonnaprobleeme, kuna Kaljupõllu eelistab siis kujutada sellist loodussuhet, sellist nagu põlisrahvaste loodussuhet, mida ta tõstab esile siis eeskujuna, eks ole, sellises modernses maailmas keskkonnaga kriisi sattunud inimesele. Et see on ka just selline konflikti kujutamise vältimine on iseloomulik tollel ajal Eesti Looduskaitse Seltsi tegevusele, seesama Tallinna deklaratsioon siis 83. aastast ka selgelt ütleb, et tuleks kujutada sellist positiivset loodussuhet, otsida siis erinevaid nagu selliseid positiivseid sõnumeid ja vältida siis konfliktide kujutamist. Et see on neil ka programmiliselt eesmärgina, kuna nad leiavad oma siis sellistele pedagoogilistele põhimõtetele tuginedes, et see on just see, mis on tulemuslikum ja sellega harmoneerub vägagi palju just see Kaljupõllu, aga ka paljude teiste soome-ugri pärandi kujutajate lähenemine tolles ajas, mis siis just keskendub enne kõike sellele hea arhailise loodussuhte otsimisele või selle konstrueerimisele, taasesitamisele siis erinevates kunstilistes vormides. Ma tahtsin lihtsalt näidata siia kõrvutuseks, et see kindlasti ei ole tolle aja Eesti kunstis ainuke või valdav viis, et me just ka see 7-80 aastate Eesti kunsti hiljuti läbi töötades siis näituseks kunst antropotseeni ajastul jälle selline suure rühmaga kureeritud näitus Kumu kunstimuuseumis. Et siis oli huvitav vaadata, et kuidas sellel samal ajastul, kus ühtepidi on niivõrd suur nõudlus selliste põlisrahvaste head harmoonilist loodussuhet kujutajate piltide vastu, on samal ajal ilmselgelt Eesti kunstis väga jõuliselt kohal siis ka sellised teosed, mis kujutavad oluliselt nagu keerulisemat suhet loodusega ja just ka sellist motiivi, mida kunstialane Liisa Kaljula on nimetanud selliseks ebamääraseks ohtlikuks aineks või sellised nagu ohtliku, määratlematu peaaegu nagu objektsena mõjuvad sellised kujutised Eesti kunstis, et need on samamoodi selle Kaljupõllu kaasaegsed. Jällegi selle 7-80 aastate järjest selgemalt siis sellist keskkonna ja moodsa ühiskonna probleeme teadvustava kunsti keskmes. Ehk et jällegi ka selline kontekst on tema teostele olemas. Ja on olemas tegelikult ka siis tolleaegset Siberi põlisrahvaid kujutavate teoste seas siis selliseid pilte, mis kujutavad nende eluolu märksa vähem siis sellises muinasjutulises võtmes. See on siis Silvi Liiva graafiline leht Siber 73. aastast,
kus on siis kujutatud sellist puutüve külge aheldatud karu ja mitte kuigi õnneliku moega neid põliselanikke. Aga üsna kujukalt siis Silvi Liivai mitte ei käinud uurimuslikul ekspeditsioonil Siberis, vaid ta sattus sinna turismireisiga ehk et nagu teises kontekstis ja tehes siis selgelt sellise valiku, eks ole, et mitte konstrueerida niivõrd sellist arhailist põlisrahvast, nende pärimuskultuuri, loodussuhet kujutavat pilti, vaid peegeldada siis sellist toonaseid, eks ole, põlisrahvaid ka seal Siberis järjest selgemalt tabanud, eks ole, keskkonna ja loodusprobleeme, mis 70. aastatel on juba väga-väga massiivselt seal kohal. Jaoks meid tegelikult huvitavad ka need teised ekspeditsioonid, või jutumärkides ekspeditsioonid, mida eestlased siis tollel ajal muuhulgas Siberis ette võtsid, ehk et siis nafta ja väljade ja fossiilkütuse väljade laienemine just ka nendes põlisrahvaste aladel. Need, eks ole, viisid, kuidas paljud eestlased läksid sinna ka erinevaid infrastruktuure, teid ja muud vajalikku siis selle fossiilkütuste tööstuse jaoks rajama. Ja need suured keskkonna ja sotsiaalsed probleemid, mida see fossiilkütuste rajamine seal põlisrahvastele kujutas, eks ole, ja millest tegelikult on, kui vaadata neid Kaljupõllu ekspeditsioonide materjale, siis need on erinevates kirjeldustes, märkmetes ja ka fotomaterjalis on need elavalt kohal. Ja võib-olla selles näituses meid just huvitaks ka see otsida siis seda suhet või võib-olla ka teatud mõttes seda pingevälja, eks ole, et miks ajal, kui just nimelt need põlisrahvad ja nende kultuurid on järjest suureneva surve all, siis selle fossiilkütuste tööstuse poolt, nende keskkonda, eks ole, on järjest enam saastumas, nende ühiskond, kogukond on järjest ka suurema surve all lagunemas, eks ole, et miks siis Põllu ja paljud teised ikkagi tolles ajas tegid valiku just nimelt nagu idealiseerida ja kujutada siis nende kultuuripärimust, aga ka eluolu siis sellises idealiseerivas, hästi positiivses võtmes ja miks nad jätsid need massiivsed probleemid välja. Aga muidugi seda mitte teha selles mõttes, et kuidagi süüdistavas võtmes või hinnanguliselt, aga pigem nagu sõna tõsis mõttes küsides, et mida see tähendas, kuidas need otsused sündisid, eks ole, et neid nagu välja jätta ja mida see meile kõneleb. Ja võib-olla see küsimus, või see põhjus, miks seda küsida, peitub ka tänases päevas, kus meil tundub, et need keskkonnaõiguse ja põlisrahvaste õiguse probleemid on niivõrd akuutsed, aga et kui me oleme pärinud sellest 70-80 aastatest sellise nende pärandit idealiseeriva, kindlasti ka nagu säilitava, väärtustava, võimustava traditsiooni. Ma siin kõrvutan Kaljupõllu siis seda, kust me tuleme, kes me oleme, kuhu me läheme 78. aastast, siis Paul Gauguin'i samanimelise teosega, mis siis kujutab samuti põlisrahvaid sellisel läänemaailma ka suurel murrangute ajastul, eks ole, otsides nagu ka läänemaailma tänapäeva kriisidele lahendusi siis sellisest idealiseeritud põlisrahvaste minevikust. Aga ikkagi et mida see tähendab meile nagu tänases päevas ja kas me võib-olla nagu nende väga positiivsete idealiseerivate piltide mõjul oleme ka nagu ise ühiskonnana liiga vähe märganud või teadvustanud neid probleeme, mis soome-ugri põlisrahvastel ka tänapäeval veelgi nagu suuremal määral on just nimelt nende sotsiaalsete probleemidega ennekõike, eks ole, siis selle fossiilkütuste ja jätkuva nagu ammutamise tõttu nende aladelt, eks ole, et see selline keskkonnaõiguse, põlisrahvaste õiguse küsimused, milleks meil võib-olla ei ole Eesti kultuuriruumis sellist kirjeldamise viisi ja traditsiooni,
kuna aga meil on tänu Põllule ja tema kaasaegsetele, eks ole, olemas selline viis, kuidas nende pärandit siis sellises positiivses võtmes väärtustada, mis on kindlasti ka ise väga väärtuslik, aga tänas maailmas me peame küsima nii selle pärandi kohta uusi küsimusi, kui siis otsima ise erinevaid uusi kirjeldamise viise, kuidas me soome-ugri väikerahvaste pärandist saame siin Eestis täna rääkida. Aitäh! Aitäh ja tõepoolest väga huvitav sükene ja mõtlema panev ettekanne, et suur tänu. Ma arvan, et saist siis ise niivõrd palju küsimusi. Tegelikult võib-olla ise nii palju ei vastanudki nendele küsimustele. Paar tükki ka retoorilist, aga noh, see nüüd selleks, aga kindlasti ma usun, et siin saalis viibijatel on ainulaadne võimalus, aga küsimus ilma huumorita. Ilma huumorita või? Väga tõsisena küsin. Tähendab, Kaljo Põllu ta tegi ise, aga tal oli päris palju neid õpilasi ka, kes temast nii-öelda said. Kas te võite mõned kuulsamad õpilased nimetada ka või? Yes. Ja no selles mõttes, et tema käe alt ju nendel Erki ekspeditsioonidel käis läbi suur hulk, eks ole, Erkis erinevatel erialadel õppinud inimesi, et ma arvan, et sellest Kadri Viirase kogumikust kaugelt näeb lähe. Ma ei tahaks ausalt öeldes hakata siin küll nüüd liigitama, et kes on kuulsam ja kes on vähem. Ma arvan, et me tahaks ka just esile tõsta nende erinevate naiste ja võib-olla ka selliste nagu erinevate näiteks tarbekunsti erialadel tegutsenud kunstnike loomingut, eks ole, ja just nagu seda mitmekesisust, aga ei tahaks jah sellist nagu kuulsam, vähem kuulsam, tähtsam, vähem tähtsam hierarhiat siin tekitada sellega. Mul on näiteks kommentaar, ma olen töötanud Kaljo Põlluga kõrvuti. Põllu oli selles kunstikabinetis Marxihoones ja selle kõrval kohe oli sotsioloogia laboratoorium, nii et paar aastat sai olla kõrvuti. Ja kui nendest Põllu õpilastest rääkida, siis selles kunstikabinetis tegutsesid ka visarid, näiteks Enn Tegova ja Peeter Urbla. Aga ma tahtsin lisada, et kui me räägime Kaljo Põllust, siis peaks rääkima ka tema kahest suurest monograafiast. Üks on Hiiumaa rahvapärane talu arhitektuur ja teine on Kaljo kunstist kogu maailmas igavene tagasitulek. Need on väga monumentaalsed teosed, detailsed, aga samas ka taotlevad suuri üldistusi. Näiteks Hiiumaa taludest ja kodadest rääkides ta seostab seda ka nagu inimeste maailma mudeliga. Ja kui rääkida nendest Kaljo joonistustest, mis on palju vanemad kui koopamaalingud 50–60 000 aastat tagasi, siis tema arvates need Kaljo joonistused ütlevad meile ka tänapäevastele inimestele midagi, nii et sellepärast on selle raamatu pealkirjaks igavene tagasitulek. Aga paluks küsimusi. Praegu oleme hõimuklubis ja kui suured riigid näivad nagu omavahel kokku leppivad üle väikeste peade ja ma mõtlen praegu nende suurte kohtumisi, siis Riadis ja kus nad olid kõik. Kas nüüd ei või jällegi tekkida nii-öelda oma kultuuri otsimine? Et me saame sellest jõudu. Kas niisuguseid, praegu võib-olla on vara seda öelda, aga võib-olla tulevikus. Ma mõtlen kas või kaasaegse kunsti välja peale, siis ma arvan, eriti pärast seda Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kindlasti nagu Ida-Euroopa maades või tegelikult ka Kesk-Aasias, eks ole, nendel aladel, mis on olnud siis Vene impeeriumi või Nõukogude Liidu osa, et seal kindlasti käib väga aktiivne selline oma kultuuri, aga ka hilisema pärandi ümber mõtestamine ja kõik need küsimused, eks ole, et kuivõrd tugevalt see on võib-olla varem ka mõjutatud sellisest imperiaalsest pilgust, eks ole, mida praegu siin ei jõudnud rääkida, eks ole, aga kindlasti ka nende soome-ugri ekspeditsioonide, kui me lähme selles varasemas ajaloos veel tagasi, eks ole, et seal on ka need pikal 19. sajandil korraldatud erinevad ekspeditsioonid nende rahvaste juurde ja just see küsimus, et
kuidas nagu lahti õppida sellisest mingist imperiaalsest või nõukogude traditsioonist nende oma kultuuripärandi mõtestamisel, et ma arvan, et see on alanud ikkagi, olles palju just Ukraina ja Kesk-Aasia inimestega suhelnud, et ma arvan, et see käib praegu nagu väga intensiivselt juba. nüüd Aimar. Ja, tere, aitäh. Mul on 3 kommentaari isegi, mitte küsimused. Ma olin Siberi uurija, nii kaua kui Siberis võimalik käia. Ja ma olen püüdnud kõige muuseas panna, ütleme, Nõukogude Eestis, Nõukogude Eesti intellektuaalset mõtet, siis Nõukogude mõtte nii-öelda trendidesse. Ja siin on väga palju nagu sellised asjad, ma kujutame ette, et Eesti on nagu Nõukogude ajal oli mingi omaette nähtusega, tegelikult on väga paljud voolud. Ütleme niimoodi, et Eestil osa mingit intellektuaalset vooludes, näiteks Siberi uurimist 70 aastat. Sel samal ajal, millest ka teie rääkisite, tuli nagu uus ideoloogiline pööre, nimelt hakati uurima Siberi rahvaid sellest perspektiivist lähtudes kui ülitraditsioonilisi arhailisi looduslapsi. Ja teine asi, mis on, ja see on minu mõttes sama aeg, kui Lennart Meri kirjutas oma Hõbevalge. Viktor Schnirlemann, kes on uurinud sellist Nõukogude eurasianismi ja parem radikaalsust Nõukogude ajal, on sellest kirjutanud, et mingil sellel ajal väga palju ajaloolasi, kelle teosid ma lugenud lapsepõlves eesti keeles, ta hakkasid kirjutama ajaloolise romaane. Just kui nad ei saanud ajaloo teaduslikke töid teha, lähtuvalt eurasianistlikust seisukohast, siis nad hakkasid neid asju kirjutama romaanidena. Ja minu meelest umbes samasugune nagu on Meris Hõbevalge, kus on väga raske läbi piirfantaasia ja reaalsuse vahel. Ja viimane kommentaar just, ma alustasin ka oma Siberi uurimist Hantide juures ja läksin sinna üle nende Eesti teed ehitajate. Ja kui me vaatame sedama küsimust, kes ka arvame, kus me tuleme, kuhu me lähme, siis paradoks Siberi põlisrahvaste juures on see, et mida rohkem on nende territooriumil kaevanud fossiilseid kütuseid, seda traditsioonilisem ja nii-öelda autentsem nende kultuur on, sest naftafirmad ja gaasifirmad maksid suuri kompensatsioone. Ja nende kompensatsioonide arvel siis Hantide juures väga hästi näha on see, seal kus on naftafirmad, seal on kõige suuremad põdrakarjad ja traditsiooniline kultuur elab õigesti. Et need on meil kommentid. Ja, suur aitäh, kõik hästi väärtuslikud ja kindlasti on just õige see vaadata seda osana nagu laiematest arengutest ja kindlasti see ka ajaloolise romaani, ajaloolise ka maalibuum 70-80 Nõukogude Liidus on olemas, nagu ka see selline etnograafilise filmi ja uurimise selline uues võtmes. Ja ka näiteks Läti puhul, eks ole, et kus neil ei ole oma sellised keelehõimlasi, kelle juurde minna, eks ole, aga tekib selline õhin nagu uurida neid lätlasi, kes on siis Venemaale keisririigi ajal välja rännanud, eks ole, et see selline ekspeditsiooni formaat. Aga mis muidugi puudutab seda nagu, ühesõnaga, kuidas need nafta- ja gaasifirmad, eks ole, soosivad siis sellist oma kultuuri põlisrahvaste puhul, et see kindlasti hästi väärtuslik ja raamistus lihtsalt võib-olla, et kui me oleme seda oma näitust, me teeme ka dialoogis siis sellise kaasaegse saami kunstinäitusega ja võib-olla just ka nagu paljud need asjad, mida saamid on oma aktivismis ja võitlustes oma õiguste eest viimasel ajal nagu saavutanud, et sealt ka nagu luua mingeid paralleele ja kõrvutusi, eks ole, ja nende puhul võib-olla just see, et kuidas nad on nagu ka problematiseerinud seda, et kui nagu kedagi kujutakse väga etnograafilises võtmes või nagu antakse raha nagu selleks, et ta etendaks sellist nagu traditsioonilist eluviisi, eks ole, et see võib olla ka viisiks, kuidas nagu pisendada tema õigusi, eks ole, nendele fossiilsetele ressurssidele, mis seal maa sees on, sest ta ei mõju nagu sellise poliitilise, eks ole, agendina, vaid nagu sellise ajavälises minevikus nagu elava kogukonnana, eks ole, et jah. Nii, ma tahaks küsida, et jah, et Kaljo Põllu, tema tegutsemisaeg langes nõukogude aega, et pärast Eesti taasiseseisvumist see kunstielu nagu vabanes ja nii-öelda plahvatas kõikidesse suundadesse, aga et kas
tänapäeva kunstnikest, ma mõtlen just kujutavas kunstis, on kedagi, keda võiks nagu kuidagi Kaljo Põllu selles mõttes nagu seda soome-ugrilist joont järgivat näha või on kedagi sellist, oskad sa mõnda nimetada? Ma arvan, et tuli seostub nende Kaljo Põllu õpilastega, eks ole, kellest oli juttu, eks ole, et see rühmitus Üdi, eks ole, ja siis Kärtsumaa Taavet ja neid on nagu paljud on muidugi hästi huvitav on olnud ka avastada, et nagu kui palju on neid võib-olla näiteks ka just mingeid naistarbe või ehtekunstnikke, kelle puhul nagu esimese hooga nad ei ole ennast kuidagi nagu raamistanud niimoodi Kaljo Põllu õpilasena, eks ole, aga et kui hakata nagu järge ajama nende ekspeditsioonis osalenud inimeste seas ja vaadata nende loomingut, eks ole, et siis seda näeb kuidagi võib-olla nagu kaudsemalt ja mitte nii manifestatiivselt. Aga teistpidi võib-olla kui jagada nagu oma sellist kureerimiskogemust, kui me tegime seda keskkonnateemalist näitust kunstantropotseeni ajastul, siis me tegelikult väga otsisime mõnda kaasaegset kunstnikku, kes tegeleks nagu selle ühtepidi eestlaste kui loodusrahvaga ja kogu sellise soome-ugri pärandi temaatikaga. Aga me ei leidnud nagu kedagi, kes oleks olnud hakkamas nagu seda kuidagi just tänapäevases kontekstis mõtestama, et mulle tundub, et võib-olla et kui me rääkisime enne siin nendest uutest nagu identiteediotsingutest ja pärandi ümbermõtestamist, et võib-olla see aeg päris veel siin ei ole, aga et ta varsti hakkab nagu tulema. Ja võib-olla muusikas on seda isegi nagu rohkem näha, et kui on nagu see Tormis ja siis on nagu see järgmine põlvkond, kes juba nagu juba 80-ndatel nagu suhestub selle rahvapärandiga teistmoodi. See on natuke nagu selline põlvkondlik asi, eks ole, et kuidas teha nagu sellest eelmist põlvkonnast paremini või teistmoodi, eks ole. Teistmoodi võib-olla paremini. Aga ühesõnaga jah, et väga sellist aga huvitav saab olema näha, et kas see nüüd lähiajal tuleb sellise uuema laine. Tahaks lihtsalt täiendada, et Piret Räni istub siin, kes tegi meie hõimukalendri ja kes on ka oma teistes värviraamatus, soome-ugrilase värviraamat ja nagu omas graafilises laadis nagu käsitlenud ja võib-olla mõned vaibakunstnikud siiski võib-olla. Sanu Raua õpilased. Ja tegelikult nagu ja sellega ja ma arvan just, et teie olete ju ka nagu koondanud seda, eks ole, paljuski või näiteks Piret Pupartiga ma hiljuti rääkisin pikalt, et kui me just võib-olla ka mõelda seda, et üks asi, mida ju Eestis ei ole, millega me oma see näituse raames ka tahaksime tegeleda, et on see nagu soome-ugri enda autorite hääl, et seda on üsna märgiline, et Eesti muuseumite kogudes nagu sellised kaasaegsed soome-ugri kunstnike nende asju ei ole, aga üks koht, kus seda võib leida, on näiteks just moe- ja tekstiilikunst, eks ole, et nii siis tänapäevaste nagu mitte Eesti soome-ugri autorite loomingud kui ka tänapäeva nagu siis Eesti tekstiili- ja moekunstnikke kindlasti just, kelle juures seda leiab. Kes on Mari kunsti tegija, kes õpetab joonistamist. Aga just nagu muuseumi kogu mõttes, et seda me hiljuti käisime ka Soomes või et see kuidagi nagu, ma arvan, on ka asi, mille üle tasub mõelda või millest nagu rohkem rääkida, eks ole, et on nagu kogutud väga palju selliseid etnograafilisi esemeid, aga sellist nagu tänapäevast soome-ugri kultuuri on kogutud vähe, eks ole. Võtame viimase nüüd siis küsimuse. Jah, aitäh, ettekandes minu arust rohkem kui 2 korda kõlas läbi see mõte Põllu, ma ei tea, Tormise, Meri nagu mingist tohutust edust. Eks ole, ma ei saa täpselt aru, mida sellel mõelda siiski, et kui keskne see soome-ugri teema ikkagi see on meie kunstis ja kultuuris üleüldse ja kas ei ole vastupidi sümptomaatiline, et võiks küsida, et miks alates 70-ndatest näiteks soome-ugri teema, kas või kujutavas kunstis, miks ta nagu ei paardunud produktiivselt näiteks mingi ikkagi popkunstiga või sellise psühhedeelilise liiniga. Seda ei ole ju toimunud, selle vahel on nagu mingi tohutu respekt või ma ei tea, mis asi, huvipuudus või hirm või. Ja seda
jah, seda on raske võib-olla niimoodi statistiliselt mõõta, on ju, aga et kui vaadata ka nagu neid mingeid selliseid Eesti identiteeti loovaid või peegeldavaid nagu mingeid tekste või ma ei tea seda, et meil on ERMis, eks ole, on Eesti rahva näitus nagu ja siis on soome-ugri rahvaste nagu teine püsinäitus, eks ole, või mingisuguseid ka selliseid võtmelisi kõnesid ja tekste ja nii edasi, et siis ma julgeks küll väita, et see soome-ugri nagu murrang sellises identiteedis rahvuskultuuris on hästi kesksel kohal, see on ka nagu vaadata mingeid ajalootekste, esseid, mõtisklusi just sellest nagu ülemineku ajast, et ta on seal nagu küll väga jõuliselt kohal ja olemas, et ma ikkagi julgeks jääda selle juurde, et nad on edukad omas ajas, on ju. Iseküsimus on jah, et mille järgi me seda mõõdame, on ju, või mingis mõttes Lennart Meri, eks ole, kes saab ka presidendiks, eks ole, kuigi ta siis võib-olla seda just väiksemate soome-ugri rahvaste teemat niivõrd ei too esile, eks ole, et ta kannab seda jätkuvalt, on ju, või kui me vaatame, mis on tänapäeva nagu selline kõige üks populaarsemaid käsitlusi Eesti pärimusest, eks ole, on ju Mikita erinevad teosed, seal väga selgelt kogu aeg luuakse mingi uus versioon sellest, mida tema arvab sellest, et eestlased on nagu Soome, Ugri või Läänemere Soome pärandi kandjad, eks ole, ja veel ka suur loodusrahvas peale selle, on ju. Et selle mõttes ta nagu erinevate selliste kordluste kaudu ma küll julgeks väita, elab edasi. Ja Krull, jah, just täpselt. Ja Laurits on ju. Nii, aga teeme nüüd siis Lindale ühe suure aplausi. Veel kord anname Soome-ugri poolt selle väike kingituse.